Otsustasin ära rääkida Amy Kitsune loo ja kuna väga paljud on minu käest küsinud ja paar üksikut julget on lausa kontakti võtnud ja helistanud ja küsinud nii-öelda nõu või toetust omaloomingulise teekonna alustamiseks, siis mõtlesin, et kõik ei pruugi võib-olla nii julged olla ja vajaksid sellest hoolimata just eriti julgustust. Ja seepärast ma siis mõtlesin oma loo ära rääkida. Sellest, kuidas ma eelmise aasta alguses idee peale tulin oma luulekogu välja anda, kuidas see idee küpses, kuidas mul ei olnud algul mitte mingisuguseid ressursse, kuid ometi sellest ideest sai asja. Olen luuletusi kirjutanud varasest teismeeast saati. See tegevus on aidanud mul näha maailma valu ja võlu, toime tulla oma emotsioonidega ning lihtsalt õnnelikuks teinud. Palju aastaid ma ei mõelnudki sellele, et võiksin oma luuletusi teistega jagada. Veel vähem oskasin arvata, et ühel päeval saab neist luuleraamat. 2023. aasta suvel tuli aga tahtmine koondada elu jooksul kirjutatud luuletused oma blogisse. Selle tegevuse tulemusena hakkasin ka uusi luuletusi juurde kirjutama. Ja nii juhtuski, et tänu heale töökaaslasele ja tema soovitustele võtsin kokku julguse ja otsustasin oma luulekogu avaldada. Aga üks tingimus oli mul ka. Ma teadsin kohe, et kui ma üldse avaldan, siis ainult oma tütre tehtud illustratsioonidega. Tema veenmine võttis omajagu aega, aga lõpuks oli ta nõus. Ja see, mis valmis, on tõesti imeline koostöö. Ja loomulikult oli julgustuseks ka see, et leidsin kohe ka publikut, kes tundis huvi mu luule vastu. Olen oma luulekogust rääkinud Maris Raun-Fletseriga tema YouTube'i kanalil. Seda veel siis, kui mul ei olnud senti rahagi luulekogu avaldamiseks, olin alles päris alguses ja see oli lihtsalt mõttetasandil. Aga ka luuletus.ee on tore lehekülg, kuhu saab oma luuletusi ise lisada ja sealt kaudu nad jõuavad inimesteni. Ja nüüd see kõige tähtsam küsimus. Miks ei ole Raamatu Kaanel minu oma päris nimi, vaid pseudonüüm? Kindlasti mitte sellepärast, et ma kardaksin oma nime avalikustada, vaid pigem seetõttu, et mu luuletused elavad oma elu. Ja ma olen rääkinud ka sellest, et nad tulevad justkui kanaldusena mu juurde ühes tükis. Ja tavaliselt ma neid ei redigeeri. Võib-olla ainult mõned trükivead parandan ära, mis tekivad, kui arvutiga trükin. Aga vahel ka kirjutan käsitsi, nii et nii see on. Et see tekitab siis küsimuse, kes siis see luulekogu autor on. Kas see mina, kelle nimi on avalikkusele teada, või minu hing, kes otse neid luuletusi saadab. Eesnimi tulenebki tegelikult minu hinge nimest. Igal hingel on oma nimi. Kanaldades võib selle teada saada. Mina tean oma hinge nime. Ma olen ennast tundma õppinud. Amy on lühend sellest. Aga mis see pikemalt on, seda ma välja ei ütle. See on minu saladus ja seda teavad ainult väga-väga vähesed. No kui aus olla, siis üks inimene.
Nii, ja kuidas ma sain siis selle Kitsune perekonnanime Emile? Et kõik ausalt ära rääkida, peame päris algusest alustama ehk tagasi minema lapsepõlve. Otsisin sobivat nime. Ja kuna sisemise lapse töö on minu jaoks väga oluline ja nii-öelda see lapsemeelsus ja selle säilitamine, siis ma teadsin, et see peaks tulema lapsepõlvest. Ja nii mulle meenuski lapsepõlve truukaaslane, kujuteldav tegelane, keda ma millegipärast Nustikuks kutsusin. Naljakas nimi, ma ei tea, miks ma seda kutsusin niimoodi. Aga ta oli minu peegel. Selle peegliga ma kohtusin hiljem ka elus. Ma usun, et see peegel tundis ka minu ära. Tegemist on täiesti reaalse inimesega. Aga see on minu saladus. Lihtsalt, kui sina ka kunagi kellelegi silma vaatad ja esimese hooga tema silmavaadet ei suuda ära taluda, sest see tundub nii aus ja nii paljastav. Sama efekt nagu siis, kui sa ise vaatad peeglis oma silma. Siis tead, see inimene on väga eriline. Ja võib-olla olete kunagi kohtunud eelmises elus. Nii, ja hakkasin sõnas peegel kinni. Võtsin siis selle nustik ja keerasin peegelpilti ehk tagurpidi. Ja vaatasin, mis välja tuleb. Toksisin siis tagurpidi Google otsingusse kitsun ja mis ma leidsin? Ma leidsin terve hulga Jaapani legende kitsunest, mis tähendab siis otsetõlkes rebast. Ja mitte lihtsalt rebast, vaid väga erilist rebast, kellel on paranormaalsed võimed, mis vananedes ja targemaks saades kasvavad. Mida rohkem sabasid on kitsunel, kuni 9 võib-olla, seos numeroloogiaga. Numbrid 1–9 on põhinumbrid. Seda vanem, targem ja võimsam ta on. Pärast legendidega tutvumist läksin nagu tavaliselt jalutama kodulähedale metsa ning hetkel, kui mu teel peatus päris rebane, kes vaatas mulle silma, sain aru, et see on märk. Siit ma pean edasi minema. Ja nii sündiski Emi Kitsune. Võib-olla huvitav on teada, et siis kui luulekogu 25. aasta novembris ilmus ja ma olin oma eesmärgi saavutanud, siis kadus ka minu armas rebane. Ta oli oma eesmärgi täitnud. No eks nii on ka inimestega, kes on oma ülesande täitnud. Nad on su elus täpselt nii kaua, kui on vaja. Nii, ja mida ma siis ütleksin neile, kes on siis selle mõtte juures, et kas avaldada või mitte oma loomingut, siis kindlasti avaldada. Sest kui mitte avaldada, ei juhtu mitte midagi. Aga kui avaldad, võib juhtuda ime. Ja sa avastad ennast samast olukorrast nagu mina, et nii palju huvitavad ja uued inimesed jõuavad sinuni. Sa saad julgustada teisi ja alati on keegi, kelle jaoks see sõnum on märgiline. Kui ma vähemalt mõnelgi inimesel olen oma luulekoguga aidanud midagi endas avastada või andnud julgust ka katsetada ja proovida, siis on see eesmärk ennast täitnud.